Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Koik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Tere, kallid kuulajad. Teid tervitavad Andres Jääger ja Märt Koik. See laul, mida ma teile laulsin oma imelise ingli häälega, on seotud ühe abieluga. Selle suvel sõlmisid igavese liidu Riigikogu liige Siim Pohlak ja laulja Renate. 5 aastat tagasi abielu referendumi eelnõu esimesel lugemisel langes Pohlak põlvili, hea küll, põlvili ei langenud, aga ta tegi oma armsamale, kellega tal on umbes, tahtsin 100, aga tegelikult on 3 last, abielu ettepaneku. Ma ootasin seda aastaid ja siit see tuli 5 aastat hiljem, 30. juulil, ehk siis põhimõtteliselt juba 2 kuud tagasi, väga hästi hoitud saladus. Miks see saladus on? Miks see toida tuleb? Who cares? Aga kui on nii otsustatud, siis aga nüüd on kõik avalik. Aga kuidas see avalikuks sai? No, valimisstuudio oli. Üks tähelepanelik kodanik, neid meil Eestis siin on õnneks, uuris tähelepanelik kodanik, siis televaataja, kas Pohlak on lõpuks abiellunud? Ja tõesti, uuriti, kas olete abiellunud? Öeldi, jah, me oleme abiellunud. Tubli. Kusjuures, vaata, see on see, et tähendab, hea meel. Inimesed abiellusid, armastavad üksteist, väga tore. Nii, ja ütleb aga. Aga. Mul on nagu see, et ma olen seda nagu seisukohtagi enne väljendanud, et minu arust nagu on see natukene nagu veider, et nagu sellises kontekstis siis sa lõpuks teed selle abielu ettepaneku, aga okei, võib-olla Renatega mõttes, fuck that, so romantic, no võib-olla tõesti. Aga ikka huvitav on see, et see võttis aega 5 aastat. Et see kuidagi nagu, et oleks siis võinud ju ära abieluda enne, kui abielu ära solgiti, nagu see hirm neil oli, et noh, minu arust on see natukene veider, et see nii aega võttis. Muidugi jällegi jah, ma saan aru ikkagi nende oma asi, millal nad abielluvad, aga lihtsalt tõesti 5 aastat, see on ikka päris palju. Ja ka planeerimist on palju. Siim on võib-olla suur pulmahull, Renate on võib-olla pulmahull, siis nad ei suutnud lihtsalt kokku leppida, millised pulmad tulevad, sellepärast, et nagu sa tead, mõne inimese jaoks on pulm olulisem kui abielu. 5 aastat lihtsalt hekseldati siia sinna ja lõpuks tehti, me ei jõua ühele kokku leppida, lähme registreerime ära. Teeme salaja. Teeme salaja lihtsalt. Jah, kõik on võimalik. Ei, õige, Siim Pohlakul oli ju tegelikult see asi, tal võttis see aega, vaata, ta pidi oma vara kirjutama naise ja ema nimele ja see kõik need notarasjad võtsid ilmselt nii palju aega. Ta lihtsalt ei olnud aega. Ja kui keegi arvas, et siit ei tule mingit kuradi sick burni nende meeste suhtes, kes sihukest asja teevad, siis näete, siit see tuli. Ikkagi tuleb nagu, et kuradi sulid ja kaabakad kõik, ei ole midagi öelda. Ei ole midagi öelda, aga ma võtan järgmise teema ka, sest ma olen selline julgem mees. Ja millest me ikka võõkarites räägime, kui räägime rindadest. Rinnad on teema, mis erutavad nii mehi kui naisi, kõiki. Ja Kroonika jagas siis infot ja tekst on selline. Aastaid lopsakamast büstist unistanud tšellist Silve Ilves, vanusega 33 by the way, täitis oma pikaaegse plaani ja käis hiljuti Istanbulis rinna suurendusoperatsioonil. Olen uute rindadega rohkem kui rahul, lõpuks ometi saan kanda kleite, mida varem ei saanud, õhkab Silvia. Olen oma rindasid kasutanud laste toitmiseks kokku üle 4 aasta, kõiki oma 4 poega olen nimetanud umbes aastakese. Leian, et mu rinnad olid küll ära teeninud sellise väikese turgutuse. Praegu veel protsess käib ning lõpptulemus on näha alles paari kuu pärast. Ütleksin, et enamus naisi laseb suurema partii ette opereerida, kui mina seda teha lasin. Palusin arstil lähtuda oma keha proportsioonidest.
Mul on väga palju naistuttavaid, kes on operatsioonil käinud ning paljud on lausa mitu korda opereerinud, alustanud minimaalselt 350 milliliitriste silikoonidega, ma eeldan, et see on milliliiter, lõpetanud 500-900 milliliitriga. Minul lisati 300 milliliitrit silikoonid, 300 milliliitrised silikoonid, seega väiksemad kui kellelgi teisel, sest minimaalselt on 350 vist. Ma ütlen ausalt, ma olin väga üllatunud, kui ma seda dokumendis, ma lugesin selle artikli läbi, ma olin väga üllatunud, sest et ma ei oodanud Silvia Ilveselt sellist tagasihoidlikkust. Et selles mõttes, et tema isiksus karjub tegelikult 900 milliliitriste silikoonidega. Ma ei tea, kas just seda, aga nagu see, et et alustavad 350-ga, ma lasin panna 300, et siis mul on nagu see, et holy shit, et nagu god damn, okei. See on nagu, mul on lihtsalt nagu you know what, good for you. Hea töö. Et kuidagi nagu nii veider, kui see minu jaoks ka ei ole, siis kogu see lugu minu jaoks nii down to earth kuidagi. See on lihtsalt, näed, sai pani nagu mõistuse piires, pani endale, lasi tisse suurendada ja kõik. Ei, vägev, tubli naine. Täiega. Ja tubli mees, kes maksis. Oota. Istanbulis oli Silviaga kaasas ka tema elukaaslane, kes pakkus Tšilissile pärast operatsiooni suurt tuge. Võib tunduda, et see on lihtne operatsioon, et keegi ei räägi, kui karm see tegelikult on. Sorry, oota, ma ei saa. Pakkus see on nii low hanging fruit, aga see on see, et mees pakkus talle tuge. Ehk siis ta oli rinnahoidja. Ei! Aga lisaks sellele, tänu oma kallimale olin nagu kuningakass, sest ta hoolitses mu eest tohutult. Pärast operatsiooni pidi ta mind söötma, mu juukseid pesema, hambaid pesema ja uksi avama. Juukseid pesema. Kas kohe peale operatsiooni või juukseid pesta võtta või? Kaua need juuksid nagu pesemata saavad olla? Sina oled kui juustega, vaata. Mina pesen iga päev. Minul tuleb iga päev ikkagi käia duši all ikkagi oma juukseid pesta. Ma ei tea, üldiselt ma ei tea, see on, vaata, juus harjub ära sellega, kui tihti seda pesed, aga üldiselt ma ei tea, nii palju kui ma olen rääkinud nagu professionaalidega, siis see sõltub hästi palju sellest, kui rasused on su juuksed nagu to begin with on ja mõni inimene peabki iga päev pesema, sest ärkab hommikul üles, jälle on pearasvane. Aga teisalt on jälle see, mõni inimene peseb üle päeva, mõni üle 2 päeva ja ei ole aru saada, et pea must oleks. Et nagu sellest mõttes see oleneb väga palju sellest, kui rasune on juus. Tavai. Olin põhimõtteliselt nagu kätetu, sest ma ei tohtinud oma käsi liigutada. Päriselt ka või? Ma ei teadnud, et käsi liigutada ei tohi. No neil on ju see ju kogu see venitus ja kõik see, et see ju kõik juba pingutab seda ja ma arvan, et see ilmselt on nii. Crazy. Paremat konsultajat ei ole mul olemas, kui mu elukaaslane, ütleb Silvia. Uute rindade panemine maksis Türgis Silvia sõnul 3000 €, mille tasus tema elukaaslane. Ta ütleb, et ka tema elukaaslasele ei olnud suuremad rinnad olulised, ent mees lihtsalt aktsepteeris Silvia soovi. Tema on alguses saati näinud minu hinge. Aga nüüd näeb ka midagi muud. Nüüd näeb ka tisse. Lihtsalt ütlen tegelikult seda ka, et Silviale, et see on üks asi, mida mehed ütlevad hästi tihti. Ei, see ei ole minu jaoks üldse tähtis. see on üks asi, mida mehed ütlevad hästi tihti mingite asjade peale. Siis kui vaatavad nagu siia poole, siis vaatavadki, et ma vaatan ainult su hinge praegu. Tegelikult kujutavad ette, et oleks suuremad tissid. Aga selles mõttes, et mis on nagu tõsi, on ju see, et ta ütleb, et nüüd ta saab kanda kleiti, mida ta varem ei saanud. Et see on tõsi, on ju olemas kleidid, mida, kui sul on väike korv, mis lihtsalt ei istu sulle mitte kunagi. Mingisugused suure lõhikuga kleidid ja siuksed asjad. Et selles mõttes ma ei tea, Silvi Ilves üle oleme palju naernud ja mida iganes, aga iseenesest ega see artikkel, minu arust on lihtsalt naljakas, et uudis on see, et Silvi Ilvesel on nüüd suuremad tissid, aga siuke on meie meedia, aga üldiselt ma ei tea, ma täiesti siiralt ütlen palju õnne. Ja mina ütlen ka ja tegelikult minu see on tore, et on leidnud enda kõrvale mingisuguse inimese ka, kellel on natukene ka pappi, mitte ei ole mingisugune lontrus lihtsalt jälle, keda tuleb üleval kuradi pidada ja kuradi, ma ei tea, mida teha, et tore ju. Raha ikka on oluline. Jah, leidnud enda kõrval inimese, kes jaksab tissid kinni maksta. Üldse olla olemas rahaliselt. Jah.
ja nagu me aru saame, siis ka nagu lihtsalt seal olemas olla ta jaoks, et aitas ja kõik minu arust väga südamlik lugu tegelikult. On tõesti. Nii, nüüd lähme siis vähem südamlikumu teema peale, et Elu24 for some reason tegi artikli sellest, kuidas 45-aastane Kerli Padar rabab salenenud välimusega, kas kaalu langetamise taga on moeravim Ozempic. Nii, minu lemmik algus. Tähelepanelik lugeja märkas, et armastatud laulja ja muusik Kerli Padar, kes on läbi aastate avalikult rääkinud oma kehakaalu kõikumisest, on viimasel ajal silmnähtavalt palju alla võtnud. Olen aastaid tema fänn olnud ja tean, et Kerli on rääkinud, et tal kaal kõigub kogu aeg. Nüüd järsku 45-aastasena on ta nii palju alla võtnud. Kirjutab toimetusele üllatunud lugeja, kelle sõnul oli muutus nii suur, et ta ei tundnud lauljat esmalt äragi. See on veidi imelik. Ma ei tundnud teda äragi, lisas ta. Ja siis see ka, muidugi see häirib mind kõige rohkem. Uurisime Kerli Padari enda käes ka, kas ootamatu kaalakaotus võiks olla seotud Ozempicu kasutamisega. Muusik nägi meie päringut, kuid otsustas sellele mitte vastata. Esiteks, kui sa kirjutad ootamatu kaalukaotus, siis kelle jaoks ootamatu? Teiste jaoks. Tema enda jaoks ei olnud ootamatu, kui sa kasutas Ozempicut, lugupeetud ajakirjanik. Nagu mis pask see, mis sa kirjutasid? Kui ta kasutas Ozempicut. Ja. Teine variant on see, et ei kasutanud Ozempicut. Ootamatu kaalukaotus on see, et sa ärkavad hommikul üles 10 kilo kergem. See on ootamatu kaalukaotus. Jah, selles mõttes, et minu esimene küsimus oli ka tõesti, et kas tõesti nagu selles mõttes siis see tähelepanelik lugeja kirjutas ka, et nüüd järsku 45-aastane on ta nii palju alla võtnud. Kes kirjutab niimoodi? Kes see kirjutab? Ma kujutan ette, et inimene, kuidas palju ma sassi ajasin kõik. Inimene kirjutab, tere, Kerli Padar oli kunagi paks, aga nüüd on peenikene. Mis toimub? Näiteks, mitte. Tere, nüüdseks 45-aastaseks on Kerli Padar oli eelnevalt paks, aga nüüd on peenikene. Et türa keegi ei kirjuta niimoodi, see on made up story ja et see on veidi imelik. Esiteks on see inimene ise imelik, et ütleb, et see on imelik, kui inimene on kaalust alla võtnud, tema ei tunne ära. Kelle probleem see on nüüd siis? Kas see on Kerli Padari probleem või see on selle kuradi debiiliku ma vihkan tähelepanelikeid lugejaid. Nad on üks kõnts. See tähelepanelik lugeja, ja millega nagu tegeleb siis nagu, meil on Ozempicu politsei, et nii kui keegi kaotab kaalu, on ka oot, kas ta on Ozempicut kasutanud. Mina küsiks selle kohta, mis see sinu asi on esiteks. Teiseks, who the fuck cares? Sama asi põhimõtteliselt. Ja siis on olemas inimesed, kes annavadki teada, et jah, ma kasutan Ozempicut ja kogu lugu, et kumb on õigem selles mõttes, mis see, kuidas inimesele endale tundub, et Kerli Padari lemmikteema ei ole rääkida oma kaalu kaotusest, et kas ta tegi seda trenniga, tegi seda Ozempicuga, tegi seda kuradi, ma ei tea, vahet ei ole, tegi seda tervisikut, ebatervisikut, nagu see on tema valik, millest mitte rääkida. Seega nagu minge perse nagu. Mind nagu häirib ka tegelikult nagu see väga kõvasti selle asja juures, et tegelikult endiselt on olemas ka teisi viise, kuidas kaal alla saada. Milleks on siis trenn ja toitumine näiteks. Et ma ei tea, ja see järsk, et mis see järsk on, et kas sa võrdad kahte postitust oma vahel kuupäevaliselt või mis asi see järsk seal on ju. Aga see on nagu veider küll, mulle ka ei meeldi nagu see, et kui keegi on nüüd tänasel päeval on kaalus alla võtnud, siis millegipärast meediamaja otsustab, et nüüd me küsime ta käest, kas ta kasutab Ozempicut. Mine perse, päriselt ka. Nagu pole ime, et Kerli ei vasta. Mis vahe seal ongi? Kui me nagu räägime kehadest, siis ma mäletan, et Tantsud tähtedega ajal oli see, kus Jüri Ratas kaotas Tantsud tähtedega selle perioodi ajal, kui ta seal võistas mingi 4000 kilo on ja Kerli Padar samamoodi selle, kellega ta oli Martin Parmas või? et samamoodi selles mõttes ta salenes nagu nähtavalt on ju. Ja siis oli ta tegi trenni ja ta kuradi ma tantsis ju. No jah, äkki seekord ka, et see ei ole, me ei räägi nüüd inimesest, kes on olnud 44 aastat mingisugune kuradi 200 kilone mingi elevant on ja nüüd siis, sorry, 200 kilosed on ja siis nüüd me nagu, mis on toimunud, et tegu on nüüd anoreksikuga, et täiesti nagu, ma ei tea, aga selles mõttes see kehade asi on nagu crazy, aga Ozempicu politsei on meil. Aitäh Elu24, et türa sellega tegelete.
muidu oli moepolitsei, aga nüüd on kehakaal jälle ees inimestel. Nõme. Aga rääkides asjadest, mis on ees, kenad, ilusad naisterahvad jäävad inimestele ette. ERR kirjutab, kuidas Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm. Ja kirjutab siis nii, et Riigikogu esimehe Lauri Hussari abina asus eelmisel teisipäeval tööle varasemast eelkõige sotsiaalmeedia sisulooja, näitleja ja lauljana tuntud Desiree Mumm. Lauri Hussari büroos on töötajaid 3, tema nõunik Indrek Tarand, abi Airi Arrak ning alates 23. septembrist ka Desiree Mumm. Riigikogu kantselei pressinõunik Maris Meiesaar ütles ERR-ile, et Mummi töösuhe on seadusest tulenevalt tähtajaline ehk seotud Riigikogu esimehele volituste ajaga ning selle töökoha täitmine ei eelda avalikku konkurssi. Abi töökoha eesmärk on esimehele tööks vajaliku informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, edastamine, asjaajamise ning külaliste vastuvõtu korraldamine ning toetama teda suhtlemisel avalikkuse ja meediaga, loetles Meiesaar. Vajadusel peab Mumm saatma Hussarit ka töökohtumistel, nõupidamistel, visiitidel ning Riigikogu esimehe ülesandel vahendama informatsiooni Riigikogu liikmetele, fraktsioonidele, kantselei juhtkonnale ja struktuuriüksustele ning teistele institutsioonidele. Minu jaoks oli kõige suurem üllatus see, et Desiree Mumm läks tegema poliitilist enesetappu minnes Eesti 200 poliitiku juurde või iganes, see tundus mulle nii veider, sest et Eesti 200 on hetkel olematu, on ju. Ja ma mäletan, et kui seal olid mingid skandaalid olid, siis ma tean, kas mitte Desiree Mumm ei olnud ka selle kes see oli see ekspeaminister, kes PSA-ga tatti pani? Rõivas. Et kas ta ei olnud ka seal Rõivase skandaalis kuidagi sees, et me olime seal, et mina ja Desiree ja PSA ja et ma kuidagi eeldasin, et ta kuidagi Reformierakonnaga rohkem seotud. Ma ei tea, miks, aga näed. Aga selline uudis tuli. Lähikondsed jah, selles mõttes. Loomulikult tõmmati kohe kiun üles, kõik, igal pool. Oi, kust nüüd on mingisugune noor tšikk, kes on lihtsalt mingi kuradi peibe ja nüüd tuleb sinna ja hakkab mingi loomulikult lendas ka Vartsik, lendas sealt mulla alt välja jälle, habe oli kuradi mullane ja hakkas mutt, vaatab korra ja tuleb jälle. Ma mõtlesin, et see oli viide Kuressaarele, aga ei olnud ilmselt. Ei olnud tõesti. Kes ei saanud aru, mida ma mõtlesin Kuressaarele, siis saate aru küll, kui natuke mõtled meie ajalu peale. Aga Varro siis Facebook. Millele see viitab, et Riigikogu esimees palkab oma nõunikuks tuntud noore sotsiaalmeedias sisulooja? Lihtsalt sellele, et kuvandit peetakse palju olulisemaks kui sisu. Desiree Mummil ei ole sisu. On nii või? Ei, ta ei mõtle siin seda. Hussar loodab, et ehk aitab noor sotsiaalmeedia sisulooja luua temast atraktiivsema kuvandi ja seeläbi ka tõsta tema aktsiaid poliitikuna, sest kuvandit näevad ju paljud sisu ja selle puudust vähesed. Siiski võib arvata, et kogu selle pingutusel kuvandi parandamiseks ei ole enam mõtet, sest Hussar ühes oma parteiga on poliitiliselt areenilt juba pöördumatud läbi kukkunud, pinguta kuvandi parandamise nimel palju tahad, ükski kuvand pole enam usutav. Natuke selles mõttes olen Varroga nõus ka. Aga... ma olen selles mõttes, ma olen päris palju temaga nõus, et selles mõttes kõik, mis puudutab Eesti 200 tulevikku, on ikkagi minu jaoks ikkagi suhteliselt non-existent, et tuleb nõustuda, jah. Jah, aga üldiselt inimesed olid pahased, et Desiree Mumm mingisugune suvaline peib, ütleme siis maakeeli, et tuli sinna punti. Jah, mul on lihtsalt Varrole pigem see etteid, et mida Varro ütleb, on ju, et kuvand on olulisem kui sisu. Et mõnes mõttes, eks see ongi tõsi ju, et inimesed ju toimivadki niimoodi, et me tahes tahtmata, me anname inimestele hinnanguid selle pealt, mida me näeme ju esimese asjana, on ju. Ja see võib mõjutada ka seda, kuidas me seda sisu vastu võtame, et selles mõttes, et see väide ei ole üldse vale, aga see on etteheide, mida saab ka Varrol endale teha ja ma ei tea, kas Varro ise ei saa sellest aru, aga ta enda arvates, tema sisu on väga tähtis, on ju. Aga ta ei saa sellest aru, et ka temal on kuvand ja see kuvand on see, et vaadake mind, ma olen kõrge intellektuaal. Vaadake, kuidas see mees on sättinud, milliseks on ta teinud oma uue stuudio näiteks.
tal on tal on väga ilus stuudio, tal on selja taga raamatud, suur Jeesuse portree, eks ole, kõik see, aga see on ka kuvand. Sa lood endale kuvandi, et inimestele videot vaadates oleks see, et sa istud uhke laua taga nagu intellektuaal, sul on ülikond seljas, eks ole, mille kohta ta on öelnud, et räigelt ebamugav on vahepeal olla ülikonnaga ja kõik see jutt, mis tal on, eks ole, et tal on raamatud selja taga, aga see on ka kuvand. Inimesed, see nagu ta vist ei saa sellest aru, vaene Varro, et tema jälgijate hulgas on väga palju inimesi, kes ei saa ta jutust aru, aga nad eeldavad, et Varro peab tarka juttu rääkima, sest et ta näeb nii tark välja ja ta räägib nii suurte sõnadega. Et nagu siin on nagu natukene siuke pada sõimab katelt variant. Lihtsalt Hussar läheneb selle nagu teistmoodi, võttes Desiree Mummi nagu enda abiks. Okei. Ma jään siis selle, kuidagi mul alguses lihtsalt tundus see, et ta nagu viitab sellele, et Desiree Mumm on lihtsalt mingi sotsiaalmeedia staar ja lihtsalt, et siis Mummi kuvand on siis olulisem kui tema sisu, aga okei. Aga Manona Paris. Manona? Manona Paris kirjutas Õhtulehes arvamustoimetuse juhina tegelikult väga vahva arvamuse ja ma tahaksin seda ka ette lugeda, sest et siin on hästi kirja pandud. Riigikogu Kantselei noore ametniku Desiree Mummi niinimetatud kaasus pole midagi uut. Seda on viimased 30 aastat kogenud pea iga noor naine, kes tundub kellelegi silmis ilus ja kena. Tema aju taandatakse välimuse arvustamiseks, kus ei saa võita. Kui seksapiilisust kinni keerata, heidetakse juba seda ette. Ja kõik irvitavad, muuda siis nii maailma, kui su peakool on samaealise ja ambitsioonika ja ilusa mehega võrreldes korralik kristallagi. Ühiskondlikult ambitsioonikas noor naine on alati olnud märklaud. Seda on mulle tunnistanud mitu Eesti nimekat naispoliitikut, kellega selle loo kribamise ajal suhtlesin. Selles osas on see skandaal hea, ometigi me räägime sellest ilma senise tavalise ilkumiseta. Ometigi märkavad seda ka mehed, mitte vaid naised, kel on juba ammu pead lõhki eelmainitud kristallaega võitlemisest. See on paraku ka mu enda kogemus, 30 aastat avalikkuse ees. Naine peab endiselt mitmekordselt tõestama ja häda talle, kui keegi arvab heaks teda ilusaks pidada, sest see viskab sind automaatselt mängulaua peal paar kohta allapoole. Liiga kenasti riides, kõlupea, teda ei huvita tõisemad asjad. Kurguauguni mustas ülikonnas, ebanaine, miks ei julge olla naiselik, nagu nii see teine, kolmas ja siseste kohatuna oli seksuaalvähemuste teemadel. Kui kuulata enda kohta narratiivi kellegi teise käest, oled siga ja nagu nii süüdi pagan teab milles, hea kui vaid feministiks sõimatakse. See on tegelikult väga okei ja parim relv selle jama vastu. Muidugi, me kõik oleme oma eelnevate tegude kaja. Kuid Eestis saab tõsielu TVs odavat populaarsust kogunud meespoliitik ministriks, aga kunagi laulja ja suunamudjana kätt proovinud magistriharidusega neiu tõsises töökohas sellise saastaraha, et sellest saab üldrahvalik skandaal. Meil on küllaga endisi näitlejaid ja muusikuid, kelle siirdumine poliitikasse on toonud aplausi. Mõned neist on minevikus saanud hakkama kummaliste tegudega, vahetanud vaateid erakondi nagu šokke, aga nende tõsiselt võetavust see ei vähenda. Mida annaksin teha? Suur makeover. Riietame Mummi pükskostüümi, paneme juuksed krunni ja hommikul meiki ei tee. Siis oleksid õnnelikud. Toonitame igal sammul ilmselgelt, et sellise kohase inimene, kel on magistrikraadiga kõrgharidus, mida meie riigis pole isegi mõnel meesministril, et tal on selles valdkonnas vajalikud eelnevad kogemused, et ta on seda palka võimalust väärt, et tegu pole tundetu nukuvaid inimesega ja lisaks võib juba ära õppida, et on üsna nõme ja süüdimatu üritada oma vabisevat mainet kohendada popi ja noortepärase isiku palkamisega ja samas jätta see inimene ilma erilise eelneva läbimõeldud kaitseta kogu kriitika eest oma mainega vastutama. See juhtub juba teab mitmendat korda, meenutage kas või Roša Bananikest Riigikogus või suunamudijat Indias. Väga hea artikkel. See on väga hea artikkel ja ma isegi lõikasin siit veel pool ära, et lihtsalt, et meil terve saade ei oleks seda artiklit täis, see on väga hea. Et minge lugege sellest Õhtulehes selles mõttes, et pane oma mõtted ära, ma lisan siis hiljem juurde. Jah, et siin video descriptionis on meil olemas viited, et see on ka seal all ilusasti olemas. Et just nimelt nagu mulle hästi meeldib, et on nagu juhitud tähelepanu sellele, et ükskõik mida sa teed, sa ei ole kunagi piisavalt nagu hea. Kui sa oled liiga ilusasti riides, siis et just see, et sind ei huvita tõsisemad asjad ja siis kui sa paned ennast riidesse nii nagu teised on riides, eks ole,
pükskostüümis oled, siis sa ei ole piisavalt naine. Kaljulaidi case tuleb kohe meelde. Gert Kingo irvitas, vaata, kui see namba peal mustus, kui ta sõitis. Sõitis türa rattaga raisk. Oota, ja mis värk Gert Kingoga on? Jaa, õige, ta on vangi mõistetud. Ja also breaking news, siis Mailis Repsi asja ei võetud üldse Riigikohus, oli nagu fuck this, jääb nii, ka kinni mõistetud. Aga jah, et see on väga hea tähelepanek, et niimoodi nagu on, et küll aga ma võin iseenesest tuua näite sellest, mismoodi tegelikult ju ka meesterahvas on kogenud sellist asja ja see oli Daniel Kõiv, kui ta Kristjan Kallas võttis ta nõunikuks. Et siis Daniel Kõiv oli ka, et ta on nii noor, ta ju ei tea mitte midagi, mis nõunik ta on. Ja siis tuli välja, et inimesed ei tea, et nõunik ei ole see, kes, et nõunik võib olla konkreetselt see, kes jälgib su kalendrit ja ütleb sulle, mis sul järgmine asi on ja siis võib-olla helistab mingeid inimesi läbi ja et ühesõnaga, et see nõuniku amet on hästi laia ampluaaga. Et see on täiesti Daniel Kõiv case vol 2 lihtsalt nagu teistpidi ja siis sai ka Daniel Kõiv sai kohutavalt paska endale. Ja Terrase koha pealt, et siin tegelikult see artiklis nagu hiljem või seal pikem artikkel on ta ikka kannab märku, et Terras ei saanud väga palju peksa selle eest, aga tegelikult sai. Minu arvates ikka Terras sai ikka korralikult ja siiamaani nagu, et Varro igal võimalusel Varro igal võimalusel nagu annab teada ja Terras on ka aidanud ise kaasa tegelikult, et kui alguses ta tuli lihtsalt oma kiire kostüümiga, eks ole, aga ühel hetkel, kui ta tõesti räägib juttu, mis ei vasta tõele, et mis ta on, et sead poegivad 3 korda aastas ja mingid asjad, et see siis tõmmatakse kiun üles päris sigad asjatundjad, et kui mis asjad nalja teete, et see süvendab võib-olla seda huumorit selle asja sees, aga nüüd ma tulen korraks vastu Terrasele, et mees õpib, et kõik me ju tegelikult areneme aja jooksul, aga tema sai ka peksa minu arvates. Jaa, just, aga ja see on osad inimeseks hästi ebapopulaarne arvamus, aga sorry, minister on tippjuht. Et see ei ole niivõrd oluline, et tegelikult, et maaeluminister peab olema vähemalt 10 aastat põldu kündnud käsitsi kuradi härjaga, nagu see ei ole tegelikult, need asjad ei ole nii tähtsad. Aga see aitab kaasa? See aitab kaasa, nagu kuvandi mõttes ta aitab nagu kaasa, aga lõppkokkuvõttes mõlemal juhul inimene istub ministeeriumis arvuti taga ja räägib telefoniga, see on tema töö. Et et see on nagu, ma ei tea, see on siuke, teeb Zoomi koosolekuid. Aga mis sa arvad, kas näiteks kuskil, kui on see valimiste reklaamide värgid, kas võiks olla ka haridus iga inimese kuidagi märgitud üles? Miks ma seda küsin, on see, et ma olen kuulnud ja tean, et on päris mitmeid poliitikuid, kes nagu siin nagu KOV-is nagu lähevad siis valimistele, aga nende haridustase ei küündi isegi mitte keskhariduseni. Kas see oleks nagu oluline, mida inimesed võiksid teada? Aga see info on avalik olemas, näiteks kui sa lähed valimised, iga inimese haridus on seal välja toodud, et võtame näiteks kohe Isamaa erakond Harju maakonnas Anija vallas valimisringkond number 1, kandideerib Jarno Orusalu, kellel on põhiharidus. Et see on tegelikult selge, see on olemas. Aga see on, aga selles mõttes keegi ei pane nagu oma valimisreklaami peale seda kirja. Me võiks seadustada selle, et võime seadustada, et teha, et see peaks olema. Ma mõtlengi, et kas see nagu võiks olla nagu üldiselt, sellepärast tavaliselt ikkagi, sorry, aga ma ei tea mitte kellega harides, keda ma olen valinud, ja nüüd sa võid öelda mulle, et ma ise olen loll, et ma ei ole märga otsinud, aga... No seal on see argument, et sa peaks huvi tundma, Ma peaks huvi tundma, aga üldiselt ma olen tead, ärge mind enam kunagi kuulake, sellepärast kui ma hakkasin mõtlema viimase mingisuguse 2 valimiste valiku peale, siis ma olen eksinud. Ma vaatasin üks päev Erki Keldot rääkimas ja siis ma tõin aru, et türa küll, ma eksisin. Milles ma andsin Erki Keldole kuskil kunagi hääle ja ma tõin ise ka endale nagu selles mõttes, nagu, et las noored inimesed proovivad ja umbes, et ma valin seda erakonda ja valisin sealt ühe noore, eks ole, puhtalt sellepärast, et ta on noor, pluss ta on nagu olnud piisavalt kaua seal sees, et ma nagu, jah, aga
ma unustasin enne mõelda seda, et kui siin oli see kaalukaotusest ja Kerli Padarist jutt, meie sinuga kunagi arutasime seda, et väga veider on inimesi kiitavad sellest, oi, kui palju sa oled alla võtnud, või milline siga sa enne olid, või nüüd sa oled ilus. Noh, et Brigitte Susanna Unt just kuskil mingi stories märkis, et ikkagi andke ikka teada nendele, kes alla võtavad, et nad on ikka alla võtnud ja nii tuli. Kas see on võimalik, et ükskõik, mis ta ütleb, ma ei nõustu? Jah, see on niisugune. Aga ei, ma vaatan siin nimekirjades nagu ringi praegu täitsa ja siin on ikka nüüd ilma keskharidused inimesi ikka on. Kus sa täpselt need sealt leidsid? Lihtsalt valimised.ee ja vaatad kandidaate. Lihtsalt. Kandidaadid, okei. Ja võtad näiteks selle Harju maakond on ju? Jah. Harju maakond, võtad kohe Anija valla ja võtad Isamaa, kohe on see Jarno ja siis näed seal hariduses ära, et on põhiharidus. Et noh, et selles mõttes see info on nagu olemas. Aga see on huvitav, et sa sellest räägid, sellepärast, et ma nägin alles hiljuti, ma vaatasin mingit Varro video all oli kommentaar, et Stig Rästa kohta ja siis oli, et aga kas keegi saaks mulle näidata, et mis õigusega üldse Stig Rästa istub seal komisjonis, mis ta haridus on, et kus kohast ta võtab selle pädevuse? Ja siis mul oli nagu see, et lihtsalt, kas sa ei tea, kuidas meil poliitika töötab, et ta on valitud rahva poolt, ta on esindaja ja meil ei ole hariduslikku nõuet. Ja see on sellepärast, et meil ei oleks nii-öelda piir ees, et kõik inimesed saaksid kandideerida riigi juhtimisse ja ta on valitud, ta on osutunud valituks, ta on Riigikogus ja Riigikogu liikmed on need, kes kuuluvad komisjonidesse, et nagu see ongi, see on ainus pädevus, mis vaja on see, et valija on andnud sellele inimesele oma usalduse. Ja siis ongi, et täiesti perses ja need on need samad inimesed, kes käivad hääletamas, noh. Ja need inimesed ei kontrolli haridusi, kui nad lähevad hääletama. Never. Aga mis on ikkagi fakt up tegelikult, et see on ainukene töökoht maailmas, kus sa ei pea olema pädev ega haritud? Jah. Kõik ülejäänud töökohad, seal on vaja mingit pädevust või mingit haridust. Aga ma võtsin praegu Tartu ja erakond Eesti 200 ja... Aga see ei ole fakt up, aga okei. Eesti 200 Tartus ja põhimõtteliselt kõik on kõrgharidusega. See on mingi paar noort inimest on, kes on ala keskharidus või keskeriharidus ja hetkel on üliõpilane, et nagu täiesti perses, vaatame kui Eesti 200, et see on kõik kõrgharidusega, no okei, tõesti paar keskharidust on ju. Mitte, et ma keskharidust nagu maha teen, ei, mina olen keskharidusega, that's it, nagu ma kõva häälega ütlen selle välja, mina ei ole kõrgharitud. Aga ikkagi siukene, no näed siis. No aga selles mõttes... Aga aitäh sulle, Märt, et sa selle nagu sa teavitasid, sest päriselt ka ma olin veits nagu, ma ei tea, kus ma ei osanud otsida siis nii lihtsalt asja seda. Tead, sellel on see probleem, et väga vähesed inimesed tulevad selle peale, et minna vaatama veebisaiti valimised.ee. Ma ei tea miks, aga nagu Jesus Christ, kõik inimesed, palun, minge vaadake, tutvuge, mis inimesed nad on. Ja hinnake, teate, mis asja te võiks veel hinnata, et noh, et näiteks, mis on inimese meiliaadress näiteks, vaadake inimese meiliaadresse ja minu arust need ütlevad ka inimeste kohta ikka suhteliselt palju, et okei, mida ütleb Gmail? Mida ütleb Gmail? No Gmail ei ütle midagi, aga kui sinu meiliaadress on kiri mulle 82@gmail.com, siis mul tekib küsimus, et kas sa oled mõelnud selle peale, et olla veits nagu, kuidas ütleb, professionaalsem? Või kui sul on meiliaadress on, ma ei tea, in the darkness 666, midagi sellist, et no siis on nagu, noh, et kuule, millega me tegeleme nagu, et see on ju veitrus ju. Äkki ma sul selle rääkinud siin, aga mul kunagi vana klassivend tuletas meelde, et minu esimene meiliaadress oli sex.liitor@hotmail.ee või mail.ee või midagi taolist. Noh, täiesti loogiline, mis ikka noorem. Ja siis ma mäletan, mul oli mingi jama, et mul oli e-mail täis igasugust jura kogu aeg ja siis me saime aru, milles probleem on. See. Aga jah, ma saan aru, see on nagu see, et tere, kandideerin siin kohalikus nimekirjas, et minu meiliaadress, kirjutage mul on Bussislayer 69, et siis pange mulle meil. Okei, aga mida ütleb e-mailiaadress Jürr, see on siis Y-ga, jürr@jürr.ee. See näitab seda, et on oma veebisait. Vaata, minu jaoks on lihtsalt natukene imelik, kui sa kandideerid, aga ma saan aru, see on maitse asi, võib-olla teine on just, ole sina ise ja siis panedki Bussislayer 69 meiliaadressiks, aga mul on lihtsalt nagu see lähenemine, et
kui ma tahan kandideerida poliitikasse, nii-öelda avalikku sektorisse, et ma tahan olla nagu, et ma tahan olla nii-öelda inimeste inimene, on ju, siis on natukene veider, kui sa ei suuda kokku manada veebi või omale meiliaadressi, mis on sinu nimi. See on minu arust veider. Et noh, et ma saan aru, et ma ei ütle seda, et sa pead tegema endale Gmaili eraldi selle jaoks või nagu see, aga noh, kas või näiteks ütleb, et kui mina otsustan, et nii ma nüüd kandideerin ka, et mu meiliaadress on ka, eks ole, mis ta on, ma võin selle ka panna. Või et ma ei tea, ütleme, et ma registreerin ka endale domeeni ja teen meiliaadressi endale, ma ei tea, mert@koik.ee, kõik see on fine, aga mitte nagu see, et metsamees 54, et noh, need on nagu veidrad ja neid on päris palju, kui te vaatate, need ikka on, inimesed ikka panevad hullu meiliaadressidega. Chris Kerneril on istaprotsent.fatseitl10@gmail.com. Jah, mis on jälle natukene nagu selline koht, et ma sain aru, et istaprotsent on tema karakter, et vaata, siin on jälle see probleem, et kui see nagu aga jah, ei. Ei, kurat, ma võingi vaatama jääda siia neid haridusi nüüd lihtsalt ja otsingi põhiharidusi, et ma olen ka selline tõbras praegu, et ma nagu isegi ei tea, mida nad teevad, aga jah. Aga vaata, aga teine oluline asi on ju ka see, et vaata, seal on ju töökohad on ka olemas. Ja see on ka hästi oluline. Sellepärast, et mina vaatan seda, et meil on kuskil näiteks kas Märjamaal, issand jumal, noh nüüd me oleme täiega valimiste teemas juba sees, et Märjamaa vallas on ka, ma vaatasin seda, et jube palju on inimesi, kes on töötud. Pensionärid. Töötud. Või vabandust, üks on tööotsija, vabandust, täiesti teine asi. Tõmmu tuttav, Jesus Christ. Et nagu jah, töökoht puudub ja nagu ja noh, töökoht puudu, muusik, Sandra Nurmsalu. Nii, mis kuulge, on halloo. Viga? Ei, et Sandra Nurmsalu, teamegi ju, kes ta on, eks ole, kandideerib Märjamaal ja tema töökoht on töökoht puudu ja siis sul muusik. Kirjuta muusik sinna, Tainas, mis asja sa teed? Et see on nagu see on võimalus ennast reklaamida. Siin ka, on ju, kirjuta, mida sa teed, ära kirjuta, et sa oled töötu, kirjuta, et sa oled suurpere ema näiteks. Miks te ei tule sellist asjade peale? Miks peab mingi punnsilmne liberest nagu mina oma kuradi pesemata peaga kuradi istuma siin kuradi selle mikri ees ja ütlema EKRE inimestele, mismoodi koostada enda kohta infolehte? Minge perse kõik, kollektiivselt, kõik, reaalselt. See on nii lihtne, teete ühe koosoleku, lepite kokku, kuulge, ärge kirjutage töötu. Leidke sinna mingi asi, mis kirja panna, mis avaks teie karakterit, mis teeteks vastuvõetavamaks teid. Can't fucking do it! Mina leidsin, ma olen praegu Isamaa nimekirjas Tartus ja Raimond Viik on Isamaa erakond, töökoht ja amet, MTÜ Tartu Vabadusvõitlejate ühendus, juhatuse liige, pensionär. Just! ma ei oleks selle pensioni maha võtnud. Aga ja Rein Mirka on minu üks lemmikuid just töökoha tõttu. Ta on Eesti Tõulammaste aretusühingu juhatuse liige. See on äge. Mina oleks pannud Eesti Tõulammas. Lihtsalt. Et ei äge, kui ma leian aja, siis ma käin kõik läbi ja ma ei tea miks, sest see on põnev. Aga kusjuures ma ütlen ausalt, nüüd kus me juba siin oleme, siis sorry, siia me jääme. Et mina tunnen Märjamaa elanikuna, et ma reaalselt kaalun seda, et ma ei hääleta valimistel. Ja ma ei taha olla selles positsioonis ja mul on vaja võtta ette see moment ja ma pean kammima läbi kõik need inimesed, kes siin kandideerivad ja sügavalt mõtlema, kelle poolt ma hääletan, et mitte anda häält EKRE-le, on ju. Noh, nii ülekantud tähenduses. Kes teab mu põhimõtteid, minu põhimõte on see, kui mul kellegi poolt hääletada ei ole, siis ma tahan vastu hääletada. Ja mul on nagu reaalselt see, et ma tunnen, et iga valik on halb valik ja see on jube keeruline, aga sellepärast, et kas ma ei tunne inimest või ma tunnen inimest ja siis on nagu see, et no jaa, aga samas kas ma tahan hääletada praeguse vallavanema poolt, võttes arvesse, millised otsused on tehtud kohaliku haridusega, on ju? Ei tahaks.
aga see on nii keeruline ja teine asi, mis mind ärritab, on see, vaatame, kas me jõuame sealt täna rääkida ka, on see, et parempoolsed on pannud välja märjamal nimekirja ja samal ajal on valimisliitudes ka parempoolsed sees. Ja ma ei saa aru, kas see on nagu mingi skämm, et võimalikult palju parempoolseid saada ikkagi nagu volikokku. Et ma ei tea, minu arust on see natukene naljakas olukord ikkagi, aga ühesõnaga, see on minu probleem valimistel, et mul on väga keeruline, ma ei tea, kelle poolt ma hääletan. Aga sa oled täiesti tavalises olukorras ja miks ma ütlen tavalises näiteks, et kui ma vaatasin ükskord Instagramis, siis Marianne Ubaleht arutles seal ka, et ta ei tea, kelle poolt hääletada, sest ta tahaks anda sellele hääle või sellele hääle, ja siis ta oli mingid asjad pannud kirja, kelle poolt ta ei tahaks hääletada. Isegi kui on mingi erakond, vaata, kus on nagu fine, siis ta ei tahaks hääletada ala, kas mingisugune vana inimesed või keskealised mehed on ju. Et tähendab, miks ma seda räägin, on see, et minu me oleme natukene kõik selle koha peal praegu ja ma kardan lihtsalt, et see niimoodi vastasleer, seekord sõidab niimoodi fucking üle lihtsalt siis liberaalsete vaadetega inimestest ja erakondadest, sest et liberaalsed inimesed ei soovi ise enam liberaalide poolt hääletada, sest et täpselt, mis iganes see põhjused on, et sinu on omad põhjused, Mariannel on omad põhjused, eks ole, ja minul on laias laastus omad põhjused, mina lähen hääletama, sellepärast et mina tahan, et ma oleksin oluline ja et mul oleks fucking õigus möliseda nii kaua, kuni mina elan selle üle, mis toimub minu kodukohas ja minu riigis ja et igal juhul hääletama, ma valin kellegi, täpselt kas või vastuhäälena. Et ma panen südamele kõikidele teile, sest te mõtlete, et ei lähe hääletama, aga olete nagu mis iganes liberaalsete vaadetega, mida iganes, et minge ikka. Tehke see valik ära, minge tehke see klõks kuhugile ära, mis on teile kõige vähem vastu käib. Et lihtsalt, et oleme ikkagi nagu elame demokraatiliselt ja käitume niimoodi, on ju? See on minu lihtsalt niisugune väikene üleskutse, sest me oleme kõik pettunud, me oleme kõik pettunud. Ja kui tõesti kellegi poolt hääletada ei ole, siis kui see mitte kuidagi ei oska, siis mõtle lihtsalt, et anna see hääl sinna, anna nii-öelda vastuhääl, kui sa muidu ei oska. Aga kõige suurem probleem valimiste tulemuste juures ongi minu arvates see, et inimesed on poliitika suhtes jube apaatsed. Ja ma leian, et see on probleem. See on probleem, aga mina arvan, et me lähme nüüd, teeme valimistimmereid ja võib-olla kui viitsime räägime sellest, mis seis praegu on, aga mõnest võiks praegu täpselt timmereid hakata tegema. Teeme, ideaalne aeg, et Märt on teinud sellise väga ilusa tabeli. Seekord meil on lihtsalt niisugune sissevaade, meil on nagu imeline tabel, ei ole enam mingisugune pask, vaid see on nagu päriselt tabel. Teate, Märt on nagu mingi geenius lihtsalt, ta tegi mingi sellise, mingi holy shit nagu. Ma ei oska seda lugedagi, see on lihtsalt mingi nii kõrgem level lihtsalt, et sa räägid, et Mata oli see sitt, fuck you. Mata, kuradi Google süüstab Mata ise ära. Aga meil on 20 nime, jah, Märt pani 19 nime. 19. Vabandust, juba nägin, sain aru. Ja ma olen valinud inimesi niimoodi, et on mõned siuksed ma olen lähenenud niimoodi, et ma olen võtnud erakondade, ma arvan, ma loodan, võib-olla mõni ei puudu, ikka juhtub, aga suurtemate erakondade siis ikkagi esimehed, esinumbrid ja siis olen võtnud ühe inimese juurde, ühe suure nime nende erakonnast. Ja siis olen valinud välja ka mõned sellised inimesed, kelle häältesaak meid ennast lihtsalt võiks nagu huvitada ja olen need siia nagu sisse lükanud. Ja need on kokku 19 ja kõik erakonnad ei ole esindatud, sest et need on, Eestis on erakondasid rohkem kui inimesed tegelikult aru saavad. Rohkem inimesi. Aga alustame kohe nende valimiste võitjast, mis nüüd tulevad. Kui me räägime KOV valimistest aasta 2025, siis nende valimiste võitja üksik indiviid on Mihhail Kõlvart. 100%, selles ei ole kahtlust. See mees kogub kõige rohkem hääli. Eelmistel valimistel, mis olid KOV valimised, me räägime KOV valimistest, eks ole, ta sai 27 663 häält, mis on väga suur tulemus ja tundub, et vähemalt praegusel hetkel on tema see tõus aina kasvav. Andy, mis sa arvad, kui palju ta hääli saab?
no siin viimane info siis ütleb, et 55% Lasnamäe linnaosa inimestest hääletab tema poolt. Ma ei tea, kui palju on 55%, nii kaugele ma pole viitsinud minna selle asjaga, aga ma panen 35 000. So ma vaatan, et kui palju siin 50, kuule, aga see ei pane väga mööda, sellepärast, et ma vaatan, et siin see rahvastik ongi seal ikka üle 100 000, et... Üle 100 000 või? Ja. Oota, kui palju valima läheb, seda me ei tea, jah? No see on ka hea küsimus. Pohhui, ma olen 35 000, ma olen 35 123. Jah, no rahvaarv 1. jaanuari seisuga on 2017, see on muidugi väga vana aeg juba, on ju, vana aeg muidugi, ma räägin kästi, aga see on põhimõtteliselt 120 000 inimest. Ancient põhimõtteliselt. Et noh, selles mõttes, kui öeldakse 55, siis võiks oletada, et see on ikkagi rohkem. Sa panin 35, tulemused on meil jälle arvestatud selle 10%-ga, kui meil peaks olema see, et meil ühesõnaga okei, see on kaadetagune jutt tegelikult, vaatame, kuidas meil see asi läheb, aga ma pakuks võib-olla natukene rohkem ikkagi. Ma pakun ümmarguselt nagu ikka. Ma pakun, et ta saab 40 000. Järgmine on Urmas Reinsalu. Urmas Reinsalu on, kus tema Nõmme linnaosa number 1 valik muide, 20% peaks Nõmme linnaosas, siis ta on praegu esimesel kohal seal. Seega tuleb kindlasti rohkem kui... Miks mina vittu esimesena pakun? Sina pakud nüüd esimesena. Näe, vaata, mis moodi. Saade läks ilusa, aga siis disrupts the entire show. Jah, eelmistel valimistel tulemus 1393. Urmas Reinsalu, kes on fucking superstar nüüd, ma ei teagi. Vaata, siin on see, mul on nagu see taustatöö tegemata, et ma ei tea, nendes linnaosad, ma ei oska neid, ma ei tea peas, kus kohas nad on ja kui palju seal on inimesi, kes sama poolt hääletada saavad. Seda ei tea mina ka, nii et meil on võrdses kohas. Ma ütlen sulle ette lihtsalt, mis kohal ta on. Number 1 on ta praegu seal Nõmmes. Et siin on nagu see, et võib-olla me pakume häälte saaki, mis ei saagi nagu üldse tulla, aga ma pakun, et 3000 äkki või 3200 50. Ikka, äkki saab rohkem, aga vaatame. Ja vaata, nüüd mina panen siis 4000. Seega lähme siis niimoodi. Aga nüüd on minu kord. Nii? Lavly Perling, palun väga. Lavly Perling, kus kohas Lavly Perling üldse nagu huvitav võib kandideerida? Aga okei, vaati enam praegu nii kiiresti. Lavly Perling on kesklinnas. Lavly Perling 8%, Ossinovski ja Solmani taga Perling. Eelmistel valimistel, kus juures, kui ma ei eksi, Lavly Perling oli vist Sauel kandidaat, kui ma ei eksi. 2000. 2000, okei. Sa suutsid mind üllatada, ma arvasin, et sa pakud vähem. 579 sai ta eelne kord, et ma ei tea, pohhui, mängime siis niimoodi. Panen 1200. Ma arvan, et ta läheb sinna kanti pigem. Helme Martin. Ei näita talle head praegu see asi. 5% ja kesklinnas siis on ta siin alles 7. kohal. See on ikka päris kehv tulema. Ja Jaak Madisson on ka kesklinnas, et ta võib ära süüa tegelikult neid Martin Helme hääli. 2957 oli eelne kord või? Et ära kunagi alahinda seda, kui loll on inimene. Ma olen täiesti kindel, et inimene läheb sinna hääletama ja ta vaatab, Jaak Madisson, ja ta arvab julmalt, et ta on ikka veel EKRE-s. Kuigi nad on nimekirja, ta on teise koha peal, ma ikkagi. Ma panen 1695 eurot või sealt. 1695 Martin Helmele. Tere, see võib tulla 5000 või ei tea. Ma panen 2000 talle. Martin, me ei usu sinusse väga. Me väga ei usu, aga jällegi, mul tuleb jälle see meelde, mis inimesed olid pahased, et EKRE-t ei ole valmis nimekirjas üldse. Mäletad seda? Ja mäletan ikka, jah. Siis tuligi uus nime ootas. Nii, Maris Lauri on siis minu poolt valitud siia siis teine Reformierakonna, just nimelt, et võtsin ühe kõva Reformierakonna kandidaadi. Miks ta kõva on sellepärast, et ta
kandideerib ju linnapeaks. Jah, ja ta on kesklinnas ja tal on Martin Helmega koos 5% praegu pakutakse talle hääli. Seega tegelikult see on vihje, et ta peaks saama sama palju. See vihje, ta peaks olema ka seal meie pakkumise lähedal on ju 2000, aga ma arvan, et mina pakun talle 1700. Ahah, 1695 panin Martin Helmele. Tead, ma arvan, et nad on ikkagi üsna kehvas kaasamadega. Ma panen ühe ümmarguse 1000. Jah. Nii, 14 nime veel. Kristina Kallas, täielik häving tuleb. See tuleb täielik häving. Tal oli 3000 jaama... Ja see ei ole ümardatud, kusjuures ta saigi 3000 häält täpselt. Täielik häving tuleb. Okei, see on Tartu on nagu mingisugune koht, kus tegelikult Eesti 200 nagu... Just, täpselt. Ma sellepärast mõtlengi, et kas seal on häving, kas Tartus on Eesti 200 häving või ei ole? No küsimus, ma kirjasin 1-5 ära, ja ma küsin, kas ma panen 1 nulli, panen 2 nulli. Pigem pane, ma arvan, kui sa paned 2 nulli. Ma panen 1565. Poole vähem hääli. Kindlasti, ma räägin, ma tahaks panna 156, aga ma tunnen, et Eesti 200 nagu Tartus, ma ei tea, Tartus oleks nagu rahul, vaata kõigega kuidagi. Tartus ei ole nagu probleeme, nii palju kui ma aru saan. No, ma ei tea, ma panen veits selle, mida ma nagu eeldaks, et ma eeldan, et valija on arvestanud, tema kui haridusminister ei ole saanud mingeid asju läbi viia, sellepärast, et tal oli valitsusega, ühesõnaga nii-öelda teatav siuke seis on ja aga ma arvan, et häälte saak on väiksem ja ma arvan, et paneme sinna 2201 häält. Noh, mis sa Jevgeni Ossinovski kohta oskad öelda? Mulle väga meeldis valimisreklaam. Tallinnas saame rohkem Ossi mentaliteeti ja siis oli, kus ta ütles, ma saan sellega nüüd nõustuda. Mulle väga meeldis see reklaam. Kusjuures ma käisin Roosa Baranikesega koos reaktimas valimisreklaamidele ja see peaks lasertekki minema üles mingi hetk. Aga ma ei tea, viimastel valimistel 829, aga nüüd on see koht, et vaata, see sõltub sellest, kui palju valija aktiveerub, eks ole, et kas meie nii-öelda suke liberaalne tiib aktiveerub ja läheb rohkem valima, mis tõstab siis kogu häälte nagu seda osalusprotsenti, mis tähendab, et kõik võivad saada rohkem hääli, aga saada vähem kohti, on ju. Et Ossinovski mõttes, ma ei teagi. Ta on number 1 kesklinnas, 17%. Et arvest sellega, et Martin Helme on 5%. Praeguste küsitluste või mis iganes põhjal see on. Ta peaks nagu 3-kordselt saama Martin Helme hääled. No raisk. No vaat, kui sa niimoodi vaatad, siis et mis me tegime siin, sa panid 2000 on ja selle loogika järgi sa peaksid 6000 panema, on ju, kui me usaldame seda julmalt. Aga ma ei usu elu sees, et sa paned 2000 juurdegi. Või 2000 juurde ma arvan, et sa panedki. Kuule, kui Martin Helmele panime 2000, siis ma arvan, et Ossinovskile ma panen ka 2000. Ma teen siukse mängu, ma panen neile mõlemale 2000. Vaatame, kes peale jääb. Aga ma siis mängin seda mängu, et ma kolmekordistan tema eelmisi hääli. Seega ma panen ainult 2003, mis iganes. 2365 ma panen suvalise asja. Tavai. Ma arvan ka, et on 2000 mees. Nii, Evelin Sepp. Ja siit tuleb Eesti päästja, Evelin Sepp, kellel oli viimastel valimistel 0 häält, sest et mulle teadaolevalt vist isegi kandideerinud. Evelin Sepp oli nimekirjas olemas, oli teine Evelin Sepp, kellel on täpselt samasugune nimevorm ja kõik asjad. Aga me võime öelda seda, et kui Riigikogu valimised, siis ta sai tiba üle 1000 hääle. Ta tahtis 525 panna, aga ma ei usu tõmmast nii palju, ma panen 300. Sõra, müüke hääle numbri kukkumine järjest. Ma panen 245. Lihtsalt. Et need rohelisi ikka on, kes tema poolt hääletavad, et ma arvan, et vaatame. Nii, palavalt armastatud poliitik Jack Madison ehk Jaak Madison. Täiesti persest seda, et on 7%, et see nagu tõmbab nagu hoo maha, et kui ma ei teaks, et siin on kirjas keskne, et ta on nagu 7% 4. koht, ma võiks rahulikult kirjutada 20, on ju, et praegu ma hakkan kartma teiega nagu. Et Jaak Madison viimastel valimistel 1334 häält, võime siia kõrvale võtta näiteks selle kuradi Europarlamendi valimised. Kas sa mäletad pärade Europarlamendi valimistel häälised? 30 000.
üle 30 000, see 32 845 häält. Tal oli metsik häältesaak, Martin Helme sai 17 tonni ja oli nii vihane, et varsti oli Jaak teises erakonnas. Aga Keskerakond, ta on Keskerakonna kesklinna osa nagu häälte magnet peaks olema selle, kui ma vaatan siia peale. Et äkki see 7% ei päde. Ma arvan, et ei päde. Sina pead ütlema praegu, sorry. Ma ei tea, tema KOV tulemus on alati kehvake olnud, aga nagu kurat, kas on võimalik, et ta saab 8500 häält või? Tead, siin võib kõik olla või kõik võib olla võimalik. Me võime jumala vale puu all praegu aukuda. Ma panen hullu, 8500, vaatame, kas tuleb ära või ei tule. Tavai, ma panen siis 4250, täpselt poole vähem. Et siis on vähemalt meil M-kumb võib punkti saada. Jep. Tõnis Lukas. Võtsime Isamaa, selle siis minu valitud see Isamaa teine ja jällegi Tartu. Ta on populaarne. Jah. Ta on populaarne. Ma panen 3100. Aga mul ei õrnema, kus ta nagu... Pane see enda tulpa, palun. Mina ei paku talle nii palju. Vabandust. Ma arvan, et ta saab vähem hääli kui Kristjan Kallas. Ja ma panen 2100. Okei. Teen selle venna kohe tumedaks. Ma eriti huvitatud olen sellest. Aga nüüd tuleb tähtis nimi. Nüüd hakkavad tulema need... Või siin eespool, või tähendab, siin Tanel Kiik on veel eespool tulemas, kes on see teine sots, kelle ma välja valisin. Aga Andro Roos on see üks nimi, kes on meil siis see plaan B mees, kes eelmistel KOV-valimistel sai 100 häält, olles Keskerakonna nimekirjas. Ja nüüd tahaks väga teada, mis tulemus tal on, sellepärast et paljud inimesed ei ole minuga vist nõus, kui ma seda ütlen, aga Andro Roos on uus Aivo Peterson. Et ta on, me ei saa vaadata kõrvale tõsiasjast, et need kaks erakonda on omavahel ideoloogiliselt väga sarnased. Plaan B küll üritab vähem tegeleda selle nii-öelda vene küsimusega, nii-öelda, nimetagem seda niimoodi. Aga neutraliteet, plaan B kohviku peal suur silt, mis ütleb seda, et kõikidele vene kodakondsusega isikutele on -20% toit on ja et seal on see flirt olemas, Ülle Pukk plaan B erakonda, eks ole, kes oli ikkagi koos erakonnaga ka nagu käis läbi. Erakond koos on lagunenud sisuliselt, juriidiliselt veel eksisteerib. Et mina leian, et Andro Roos on tegemas paremat tulemust kindlasti kui 100 häält. Tartus on ta 16. kohal hetkel reitingu järgi, 2%. Just saying. Kristjan Kallas on 3% ja mingisugune 5 kohta kõrgemal. Et noh, õnneks on praegu see, et ma võin öelda, et ta saab 2 korda rohkem hääli, kui ta see eelmine kord, sellest 200, et nagu selles mõttes. Aga minul on, ma olen sinisilmne, mul on lootus ja mul on lootus selle pealt valija ikkagi ei ole loll ja näeb läbi selle, noh, et vaata, eriti need inimesed, kes teevad protestihääli, kõiki siukseid asju, eks ole, et nad näevad läbi selle, et mis Andro Roosi selja taga on ja mille eest ta seisab ja kuhu ta ennast külge pookinud. Ja siin on minu lootus, et ta saab maksimaalselt 250 häält ja mitte rohkem. Ma panen 1432. Kas ma võin muuta või? Kui ma Tõnis Lukase juurde tagasi tulen? Jaa, muuda. On lubatud. Ma panen 3100 asemel 4100. Okei. Ja Urmas Klaasile panen 6500. Minu kord peaks olema. Ma panen talle 5500, sest Reformierakonna maine on praegu veits all, aga ma arvan, et on ikkagi suurem häältemagnet Tartus. Mina jään ümmarguselt 6000 juurde, ma arvan seda, et Urmas Klaas, vaata see on see, et kuna need on kohalikud valimised, et Tartus ikkagi minu arvates on üldine foon, vähemalt Tartus, on see, et Tartus on kõik hästi. Ongi, seda küll. Et ma arvan, et ta kaotab hääli erakondliku kuuluvuse tõttu, aga ma kipun arvama seda, et mitte nii palju. Malle Värn. Viimane KOV-valimised see 634 häält. Nüüd kandidaadid antud hetkel on
Tartus ikkagi natuke nagu kokku kuivanud. Ta on 6% peal, ehk siis kolmas koht praegu Tartus üldse reitingus. Just, ja kui me vaatame EKRE nimekirja ka, siis me ei tohi ära unustada seda, et kui oli pereheitmine, siis Tartust ju sisuliselt terve volikogu EKRE, kõik, kes EKRE-s olid, kõik astusid välja peale Malle Pärna. Malle Pärna oli üksinda EKRE fraktsioonis ju ühel hetkel. Et siin on nimesid küll ja küll, väga palju on ju nähtud vaeva sellega, millega EKRE näeb vaeva, on see, et neil oleks igas ringkonnas nimekiri üleval, milles ma lihtsalt ütlen kohe ära, see on geniaalne lüke tegelikult, niimoodi peakski üks erakond tegema, aga seal on see, et siin on täiesti tundmatud nimed, neil on väga suur nimekiri, aga need on kõik tundmatud inimesed, välja arvatud Malle Pärn. Võib-olla siin mõni on veel, on ju, aga probleem ongi selles, et minu arust, kui on ikkagi, sa lähed, vaatad seda nimekirja ja seal on võõrad nimed, et siis inimene liigutab oma hääle kuskile mujale. Malle Pärnal on kõrgharidus ja ta töökoht on linnavolikogu liige, vabakutseline näitleja. See vastab sinu sellele, et ei ole pensionär pandud lihtsalt. Jah. Kuigi vaata, pensionäril on nagu teatud kaal. Vaata, pensionär on see, et ta on elu näinud ja kõik see, aga mõnes mõttes alati... aega tegeleda ka. Ja just, aga teisest küljest on see, et aga äkki sa oled vana peer ja sul ei meeldi uued asjad. Ja ei, absoluutselt. Ja nii ongi, sorry, pensionärid, teid on mitut erinevat moodi. Ma olen kõik näinud. On lõbusad, rõõmsad pensionärid, kes käivad ja elavad elu ja hoiavad oma aju sooja. Ja see on need, kes seda ei tee teatud põhjustel. Mis iganes põhjus on. Tervislik või teadlik või teadmatu. Aga Malle Pärn, eelmine kord 634, ma ei tea, hästi raske on, ma nagu mõnes mõttes leian seda, et äkki on niimoodi, et tal on lojaalsed valijad lihtsalt ka. Seega ma teen Malle Pärnaga sama, mida ma tegin Urmas Klaasiga, lihtsalt panen ühe nulli vähem, ütlen, et on 600. Ma arvan, et ta jääb sinna samma kanti. Okei. Ma olen täiesti nagu sassisamadega. Ma panen 1834. Nii on. Tanel Kiik. Aga Tanel Kiik viimastel... Käsi mullas või... Käsi mullas või perse kullas. Okay. Minul on nii pidi täna. Andrese vanasõnad. Oota, mina ütlen Tanel Kiigule. Kiiku. Eelnägu ma panin täppi. Sisse juhatuseks ütlen seda, et õige, sa panid eelmistel valimistel täpselt õige numbri. Aga eelmistel valimistel sai ta 871 häält ja ta oli siis keskis. I know. Et selle loogika järgi ma kardan, et ta saab vähem. Mis tähendab kardan? Tegelikult I don't care. Tanel Kiik, kus ta on? Tead või? Tanel Kiik, ma võin kohe vaadata. See ei ole raske. Leidsin Mustamäe. 9%. Hanno Pevkuriga sama number. Okei, see tõstab seda numbrit, mida ma oleks talle pannud. 871. Vaat see on nüüd, Tanel Kiigega on konkreetselt see asi, et see on väga raske, sellepärast, et ta on keskist läinud sotsidesse, mis on minu arvates talle andnud palju positiivsem imago ka, on ju. Sa ei hääletanud tema poolt kunagi? Mäletan ma õigesti. Kes? Sina? Mina? Ei, ma ei ole kunagi tema poolt hääletanud, sest ta oli Keskerakonnas. Toi. Aga ei, ma mõtlen eelmine kord oli sotsides juba ju. Kui meil oli. Miks ma mäletan, et sa hääletist? Suva, las olla. Ta ei ole minu ringkonnas vist üldse. Tavai. Aga põhimõte on nagu selles, et ma arvan, et ta saab kindlasti rohkem kui 871 häält. Ma arvan, et ta saab üle 1000 kindlasti. Ta on 4 aastat nagu kauem pildis olnud, vaata. Et ta on ikkagi... Mina annan hääled, on ju? No anna, ma võin enda omad juba ära panna. Pane, ma mõtlen veel natukene. Ma arvan, et ta saab 1850. See on ilus pakkumine.
tahaksin nagu veel kord teha Tanel Kiikuga seda, mis ma enne kord ja ma tean, aga see on nagu 1 in a million. Kusjuures ma parandan, ma ei pane, et ta saab 850, ma panen täpselt, ma panen, et ta saab 1871 ehk siis täpselt 1000 häält rohkem. siis siin ma jään nüüd siis kinni oma tegema. Valle Värn, panin 1800. Kurat, Tanel Kiik võiks ju rohkem saada. Tere, ma selle Valle Värnaga suren, ma arvan siia, ja Andro Roosiga. Okei, ma panen 2000 ja siis panen mingi pudinad juurde. 43. 2043, okei. Jürgen Ligi. What? Jürgen fucking Ligi. Ja see ei ole mul siia pandud, et ta on teine Keskerakonna või selle teine Reformierakonna nimi. Ei, konkreetselt sellepärast, et Jürgen Ligi, mis ta on kõik öelnud, teinud, siis see on see, kelle häälte saak mind väga huvitab. Ta on ainuk 11% Kristiines. Vadim Belobrovtsevi järel teisel kohal tegelikult. Mis see numbrid võivad olla Jürgen Ligi? Tead mis või? Ma arvan ikkagi, et Jürgen Ligi valijad on ikkagi tema taga, sest Jürgen Ligi, olgugi mis ma tema jutust arvan viimase ajal, on ikkagi üsna stabiilselt Jürgen Ligi olnud. Et ta ei ole nagu pettumust valmistanud oma valijatele, ma arvan. Ta on ikkagi Ligi. Ma panen 2225. Ma ei tea, võib-olla see on nüüd minu poliitiline statement, aga ma tahan talle panna vähem kui 200 häält, sellepärast ma arvan seda, et ta on ikkagi söönud ära enda populaarsust natukene ka. Ma loodan, et sul on õigus, aga tegelikult I don't care. Ma panen 1730. Pane, jah. Hendrik Terras. Ikkagi maamees. Mis sa paned kiirele? Kurat, viimane kord oli tal 576. Ma arvan see, et ministri koht tõstab teda ja ma panen talle 845. Okei, see on küll üllatav. Nii, Hendrik Terras. Kus sa oled meil siin? Püha püss, sa tõesti valid nii palju või? Ma olen nii segatud praegu. Eesti 200 bränd on nullis. No. Kus ta oli, vaat seda? Ta on kesklinnas. Jah, ta ei ole isegi siin kuradi nähtaval. Viits isegi lahti võtta. Tead mis või? 576 oli 234. Ma olin täiesti veendud, et sa paned kahekohalise numbri. Ei, ma ikkagi arvan, et ta on üks nendest vähestest, kes saab kolmekohalise numbri. Jumal küll. Aivo Peterson. Jah, Aivo Peterson on nüüd see, kes kohe tõsiselt mind huvitab, palju ta hääli saab, sest et siin on nii palju erinevaid tegureid. Olgu öeldud, viimastel KOV-valimistel sai see mees 17 häält. Ta oli Keskerakonna nimekirjas siis 17, aga kui olid Riigikogu valimised, oli ta häältesaak 11,500. See näitab, kui palju suudab meie idanaaber mõjutada ühe inimese populaarsust. Aga väga raske, sellepärast, et ühest küljest, miks peaks keegi tema poolt hääletama, võttes arvesse, et ta sisuliselt on kinni minemas. Siit lihtsalt nagu selline küsimus nagu tekib. Teine variant on see, et äkki tahetakse et tal oleks hästi kõrge häältesaak. Mõtle, kui ta saab volikokku ja siis mõistetakse süüdi. Mis me siis teeme? Ma panen 300. 300? Nagu Evelin Sepale, vaatasin. Kui tuleb 11 000, siis jah, nii oli lihtsalt. Et ma lihtsalt ütlen seda ka ära, et tema viimane häältesaak, mis tal oli siis seal kuradi 17, kui ta Keskerakonnas, siis ta oli Ida-Virumaal ka kandideeris, aga seekord kandideerib ta, mis sa arvad, kus kohas? Kas sa tead? Ikka Lasnamäel. Ikka Lasnamäel. Ja ta on Jüri Rattaga sama 3% peal siin. Ma ei usu sellesse, ma lihtsalt ei usu. Sa ei taha uskuda? Ei, ma ei usu. Ma ei taha öelda 1000 reisk. Rohkem kõvasti juba. Mina arvan, et Aivo Peterson saab rohkem hääli kui Andro Roos. Ma panen 1000. Pane 1000. Ja mul on
ja minu suur hirm on see, et ta saab rohkem. Vaata, mis me tegime Andro Roosiga, tegime vastupidist. Sina panid 250, ma panin 1400, nüüd panin mina põhimõtteliselt 250 ja sina panid põhimõtteliselt 1400. Jep. Kalle Grünthal. Vot Kalle Grünthalil on see asi, et Paides on ta minu arust ikkagi superstar oma kuradi kauboimütsiga. Aga ta sai 234 häält. 111. Kui on üks inimene, kes seisab konservatiivsete väärtuste eest, aga minu arust saab konservatiivide kes ka kogu aeg jalaga pähe, sest see on Kalle Grünthal, sest et ta on võtnud, nagu ma ütlesin, ta on võtnud minu arvates selle suuna, et ta Riigikogu, ta kotib nii palju, kui ta vähegi saab veel. Räägin siis American Beauty Car Show'l käimisest koos armukesega ja sellest, et võtame kütsi nii palju, kui saab ja kõik see. Et ma arvan, et tema häälte saak jääb sinna 200 juurde, ma pakun ka talle ise 200, Andy pakub 111. Et ma arvan, et selle mehe poliitiku karjäär on üks selline, mis kärbub ära lihtsalt. Aga me teame, mis asi tal ei kärbu ära. Igatahes, kui te tahate teada, kuhu Kalle Grünthal pani mitu korda ja kellega, siis Võhkarid patroonhääling 110 pealkirjaga Olge ilusad, olge emad, rõõmustage oma mehi. Kõlab väga veidralt meie suust. Minge kuulak üle, ega siin muud ei ole. patreon.com/Võhkarid. Nii, nüüd tuleb meie täielik lemmik, kelleks on Chris Kärner. Ja, oleme jättud viimaseks. Mul praegu tuli ette, et võiks ühe nime veel lisada, Sandra Laur, aga ma ei tea, kas hakkame siia juurde panema praegu. Ma mõtlesin Jüri Ratase peale. Kusjuures mina just mõtlesin, jätame Jüri Ratta välja, aga me võime pärast vaadata ikka, rääkida sellest, mis häälte saagi. Ma tean Sandra Laurist mitte midagi. Ma tean, et ta kuskil on ja ta käib päikesejänkudes rääkimas ja mingi teemaga. Ma kuregu olen maha. See juba näitab, et sa ilmselt, siis ei panegi juurde, siis ei hakka. Aga sa võid mulle pulli pärast rääkida 2 lausega, kes on Sandra Laur? Väga tubli Isamaa poliitikas just Keskerakonnast üle jooksis ja väga hea avalik suhtleja, väga hästi oskab valetada poliitilist juttu, räägib moslemi kõrilõikatest, kes saadetakse Tartusse. Poliitkommunikatsioon on väga hea, lubab, et on rahva poole, lubab, et ei lase endale päitseid pähe panna, aga siis lasi, sest Isamaa ei lubanud teda, mulle teada olevat ei lubatud teda Taaniel Kõivuga debatti pidama. Et selles mõttes süke poliitbroiler tundub kasvatatavat. Aga siis ei pane teda täna nimekirja vast alla. Mul meeldib see, et praegu on umbes, mis meil on selline kuulatud arv, mingi 7-8 tuhat inimest, kes me saadet kuulavad. On nüüd ära tinistatud, kes ei teadnud, kes on Sandra Laur. Ja nüüd eluks saaks meelde see, kes on Sandra Laur. Aitäh sulle, Märt. Minge TikTok'i, vaadake, mis ta räägib, siis ma arvan, et väga paljud on sama meelt, mis mina. Aga nüüd on minu jaoks põnev koht, sest et 100% ehk siis Chris Kärner on meil jäetud viimaseks, et kellele anname ennustame hääli. KOV tulemusi ei ole tal enne olnud täiesti ei kuskilt. Et ühesõnaga mind väga huvitab mis Andreas talle pakub, sest et ma ei oska üldse ette kujutada, et kui palju ta suudab Tartu linnas hääli püüda, võttes arvesse seda, et ta on ikkagi populaarne striimer, kelle jälgijad on, mind väga huvitab tema nagu jälgijate demograafiline nagu see, et kui vanandad on, aga nad on üle Eesti, et kui palju ta suudab Tartus selle pealt nagu hääli koguda, on minu jaoks väga huvitav. Et küsimus on see, kas ta saab rohkem hääli kui Malle Pärn. Ma ei oskagi peast öelda, kui palju peaks hääli saanud volikokku saada. Poole vähem peaks olema tal vähemalt toetust vähemalt selle järgi, mida ma siin reitingut vaatan. KOV 2021 küsitlus.com candidates. No, 3%. Ma mõtlesin selle peale, kui ma seda tabelit koostasin ka, üritasin nagu välja mõelda, et palju ma talle pakuks. Ja mina ennustan talle 500. Ma ennustan, et see valimistulemus transleerub 500 peale maksimaalselt. Okei, mulle meeldib see, kui me liigume. Kuna ta näitab 3% Kristina Kallasega, siis sama palju on jah Tartus. Mina panin Kristina Kallasele 1565, siis sina panin 2201, aga mängin hoopiski nüüd selle teistmoodi, et ma panen hoopis Chris Kärnerile 2201. Ja kui tuleb 200, siis ma lihtsalt ei tea mitte midagi, mitte millestki. Jah, ei no selles mõttes pane, miks mitte, muidugi, kõik võib olla.
Võtsin siis sinu nagu Kristina Kallase numbri ja panin sama 3% peale. Boom. Vaat see on kõrdi kõrge matemaatika. Sest et mul on lihtsalt, kui mina nendele asjadele niimoodi lähenen, siis ma kuidagi nagu üritan minna nagu seda teed, et ma et see tähendaks seda, et kui Kristina Kallas eelmiste valimistel ta jäi teiseks, tal oli 3000 häält, kui sa pakud talle 2000 häält, see tähendab seda, et Kris Kärner tuleb reaalselt kolmandaks häälte tulemusena. Ja ma saan aru, see on su pakkumine. Kui sa sellega lähed, siis sa lähed sellega. Mul on lihtsalt see, et see tundub minuks täielikult toopia. Aga ma üritan sind mitte mõjutada. Ei, ma panin ära selle, ma jään selle juurde. Päriselt ka, mul on väga suur usk Kris Kärnerisse, nagu päriselt on suur usk. Ja mul on tunne, et see aitas kaasa tegelikult see skandaal tema levikule, tema nimi levis ka igal pool mujal selles mõttes, et ka protesti hääled võivad tulla Kris Kärnerile. Selline vend, teeb blackface ja ütleb naiste kohta lits putsi, see on lahe vanana. Et ma ei tea. Aga kui palju on nendest inimestest, kes nii mõtlevad õiges ringkonnas ja tema poolt hääletavad, aga vaatame. Tartus inimesi on selles mõttes, et ei, ma räägin, ta võib tulla 200, et kõik see, mis mina olen täna pakkunud, ma olen täielik imbetsill. Ma lihtsalt having fun'i, sest me teeme seda siin Võhkarites. Jah, nii, meie hääled on antud ja kes... Vaata, mitu häält ma ära jagasin. Mina jagasin ära 72 000 pluss häält. Ja sina jagasid ära 76 000, nii et sina annab suurema labakuga. Jep. Aga nüüd on siis selline asi, et kes ei tea, kuidas me valimistimmerid teeme, et meil on siin nüüd eelmine kord, kui me tegime Europarlamendi valimisi, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me panime paika selle need protsendid ja asjad, et meil on selline ülesehitus, et kui selguvad päris tulemused, siis päris tulemuste pealt arvutame 10% häältest juurde ja maha ja kui me jääme sinna vahemikku, ehk siis kas 10% vähem kuni 10% rohkem lõpptulemusest, siis me saame punkti. Ja kui peaks juhtuma niimoodi, et me ei saa mitte kumbki punkti, sest et me oleme nii hullult mööda pannud, siis me kasvatame protsendi 25% peale, kui siis ka punkti ei saa, siis me oleme lihtsalt 2 idiooti, 2 totaalset võhkerit, kes ei tea poliitikas mitte midagi, ja siis lihtsalt jääb nii. Aga me vaatame lihtsalt, et kes paremini pakkus. Ja kui teie tahate ka omapoolseid pakkumisi panna, siis jumala eest pange kommentaariumisse oma poolt ka, kuulake palju meie pakkusime, pakkuge oma poolt ka, et paneme ära. Kas see vastab tõele, et ma võitsin enne kord või? Sa vist võitsid 1 punktiga, kui ma mäletan. 24-23, ma ei mäletan, ma võitsingi muide. Minu arust sa võitsid 1 punktiga. Nice. Lahe. Jah, 2083 oli Tanel Kiigel ja ma pakkusin 2083. Jep. That was cool. Et meil on olemas Exceli tabel, kus kohas me neid asju vaatame, et see on põnev ja tegelikult see on hästi hea nagu asi, kuhu nagu tagasi vaadata ka, et mida me siin nagu pakkunud oleme, sest et ma mäletan seda, et eelmine kord ikkagi oli ikka möödapanemisi ka, et oi, kindlasti Luukas Kristjan Ilves, mäletad? Sina pakkusid 450, mina pakkusin 2200, tüüp tõi 5157 häält. No see on ikka päris korralik möödapanek, ütleme nii. Jah, see on ikka väga suur. Kuigi ma tegelikult praegu vaatan seda tabelit ja ma vaatan meie skoori. Mul on selline tunne, et siin on skoori arvestatud vist võib-olla tagurpidi, et ma sain 23, ehk siis tegelikult mina sain punkti. Äkki võitsin mina. Ma usun, sest mina mäletan, et sina oleks võitnud. Praegu vaatasin, okei. Aga oluline on see, et Märt ise teab, kuidas temal tabelid töötavad. See tabel on katki. Kui ta veel ei tea, siis ta teeb selle korda. See tabel on katki, jah. Tegelikult mina võitsin sind 1 punktiga. Tegelikult on niimoodi. Valimised on meil siis... 19 oktoober on valimispäev. Ja, et miks me teeme praegu just sellepärast, et meil tuleb järgmine nädal Patreon, et siis teid muidu nagu ei saa sundida teid tegelikult Patreoniga liituma. Ja muidugi te võiksite, sellepärast, et kui te liitu, siis lihtsalt üks hetk te ei kuule asju. Milline ähvardus. Aga jaa, ei.
huvitavad valimised on. Meie selline poliitiline kuradi mõõduvõtt erinevate erakondade vahel on üha rohkem kuidagi suke kahte leeri nagu minnakse ja täitsa huvitav, kuidas see nagu mis seda 8 leeriks pead? Konservatiiv ja liberaal, et ma tunnen, et meil hakkab nagu väga tugevalt selline Ameerika moodi asi siia tulema. Okei, selles mõttes. Ma lihtsalt tunnen, et praegu läheb ta nagu ainult konservatiivide poole kogu see... Jah, eraldades teise poole, milleks on liberaalid, ehk siis ta nagu läheb 8. Aga seal on nagu see asi, mida ma panen tähele, tegelikult seda narratiivi ju pushiti, kui me on aastaid pushitud juba, et tegelikult kõik liberaalsed parteid on põhimõtteliselt üks ja see sama, et põhimõtteliselt see 2 partei narratiiv on juba praegusel hetkel levib juba nagu oponentide seas ka, et vaatame, kuidas läheb ja siis järgmised valimised, kuulge, on juba aasta 2027, valime Riigikogu uuesti, fun. Kõige haigem on see, et kui ma siia Tartu linna vaatasin, see 2005 valimised sinna, kus ütlesid mulle, siis ma läksin ja vajutasin Eesti rahvuslased ja konservatiivid peale ja ma enda arvates nagu läksin EKRE-t vaatama. Mis tähendab, et nad raiped on see nime pand, et isegi mina vajutan nagu ma kiiresti vaatama, okei, konservatiivid vajutasid pealt, laksti. Et see võib olla ka mingisugune asi, millega Eesti rahvuslased ja konservatiivid võivad mõne hääle rohkem saada, sest et mõni imbetsil ei saa aru, et see ei ole EKRE, vaata. Eesti rahvuslased ja konservatiivid. Ja Silver Kuusik on siin ikkagi, rohkem ei ole ühtegi inimest, keegi teab. On ikka. Vaata, kes Ankur on. Jaak Valge viimane on see. Ja kui ma ei eksi, siis valimistel nende see, et mitmendad nad on, see tuleb vist loosiga. Mis mõttes? Et kui sul on valimistel see nimekiri, et mis erakonnad on nagu, kui erakonnad on nimekirjas üksteise all koos kandidaatidega, siis nende järjekord tuleb loosiga. Tundub aus. Et nad tõmbavad loosi ja sellest oli, kui ma eksi, siis oligi ju suur probleem sellega, et kas see oli nüüd viimastel valimistel nii või, kus tõmbas ennast esimeseks ja see oli ju meedias ka. Oli. Et kui sa nüüd tuletad meelde, siis tõesti. Aga teate, enne kui me lähme üldse ära siit, nagu üldse, kõnnime minema siit oma tubadest, siis tahaksin ikkagi ühe, võib-olla isegi 1,5 teemat veel läbida ja üks nendest on ikkagi EKRE kohta, kes viskas erakonna vastu kandideerivad liikmed välja. Et seda ütles Martin Helme juba ammu, me viskame kõik välja, kes kavatseb meie vastu kandideerida või minna Google'i kuradima mujale kampa. Ja näed, ja nüüd ongi, et vastavalt erakonna põhikirjale neljapäeval, ehk eelmise neljapäeval visati erakonnast välja üle 30 liikme. Ja kui ma nüüd nagu vaatasin seda, siis tegelikult 29 liiget visati välja ja 6 inimesed lahkusid ise. Aga kui ma vaatan neid nimesid, kes välja visati, siis täiesti suvaline kamp, et nagu päriselt ka, mina ei tea mitte ühtegi nime sellest 29, kes välja visati ja ka nendest 6, kes ära läksid, nii et tundub, et tegelikult Martin on üsna suva olnud kogu aeg. Mäletad, kui Jaak minema läks, hea oligi, et lahti sai, vaata, ütles Martin selle kohta. Aga vahet ei ole, et ta tõi 30. Kus sa selle nimekirja said, kes välja visati? Postimehest. Postimehest said, okei. Sest et siin on nagu see, et... Kas sul on Postimehe tellimus või ei ole? Ei ole. Aga see ei ole ka praegu oluline. Aga see ei ole ka praegu oluline, et nagu selles mõttes, et see tasub vaadata nüüd nende inimest, et kas nad kandideerivad edasi. Sest et kui inimese kandidatuur on üles pandud, siis erakond ei saa seda tagasi võtta. Ta saab inimesed välja visata, on ju. Aga et kas need inimesed on nagu oma kandidatuuri ikkagi nagu säilitanud, mis on naljakas. Olav Ellermäe kandideerib Keskerakonnas. See on kirjutatud, et kus ta siis nagu kandideerib ja mille pärast ta välja visati. Olav Ellermäe, Keskerakond, Hiiumaa vald. Ahah, jah. Indrek Ott, Alutaguse vald, valimisliit Alutaguse. No praegusel hetkel mulle tundub, et ta on ikkagi Keskerakonna nimekirjas, jah. No siis nad kandideerivad kedagi, siis nad ei ole enam EKRE, see ongi
lihtsam ma ütlen. Aga samas siin on kirjas, et erakondlik kuuluvus on EKRE, mis tähendab seda, et see võib ka vananenud info olla, mis tähendab seda, et äkki ta ei ole, aga samas ma tahaks mõelda, et kandidaadi nimi on ikkagi üleval. Et selles mõttes, et jah, tundub, et siis kandideerivad edasi. Aga minu arust on veits naljakas ka EKRE inimene kandideerib Keskerakonna nimekirjas, et kind of funny. Saad aru, ja mitte Keskerakonnas. Jelena Stoljarova on plaan B Narva linna Pulss valimisliit. Silvi Erro, plaan B Narva linna Pulss valimisliit. Jaan Siniroht, plaan B valimisliit, et selles mõttes, et minna plaan vaba erakond, Aadu Leeleks vaba erakond, aga see on veel suurem suusaid Eesti 200. Aga ongi, et vaata, see ei ole isegi nagu valimisliit ja tähendab selles mõttes, ärme saa valesti aru, palun, plaan B on igal pool valimisliit, neil ei ole erakonda päriselt nagu, aga selles mõttes, et see on nagu veider ka. Ja kusjuures, ja mul on selle Martin Helme koha pealt, mul on ka kahetised tunded selle tema nagu ütuse kohta, mis ta ütleb, et seal, kus paneme oma nimekirja välja, seal meie liikmed kas kandideerivad meie nimekirjas või ei kandideeri üldse. Nii, ma olen alati öelnud, et Martin Helme minu arvates väga totalitaarne mees, on ju. Aga teisest küljest, mul on natukene nagu see tunne ka, mulle ei meeldi selline asi, et mul on, näiteks Märjamaal on parempoolsete nimekiri ja siis on parempoolsed, kes on valimisliidus. Miks see nii on? Et ma nagu mõnes mõttes nagu leiangi seda, et kui inimesel, aga äkki see peakski olema, meil kuidagi nagu seadusega paika pandud, sest meil nüüd hakatakse vaata seda tegema, et sa võid kandideerida mis iganes nimekirjas. Et sul ei pea enam sissekirjutust olema. Ma võin järgmistel valimistel, kui nad nüüd selle läbi koputavad, tundub, et kõik erakonnad on sellega nõus, ma võin järgmistel valimistel sisuliselt kandideerida fucking Narvas, kui ma tahan. Mul ei ole sissekirjutust vaja mitte midagi. Aga mul on nagu see seisukoht, aga kas nad ei tahaks teha ka niimoodi, et kui sa oled parempoolsete liige, et siis sa ei ole valimisnimekirjas, aga sa oled parempoolsete nimekirjas. Lihtsalt see on valijale selgem, sest et mina natukene nagu näen seda varianti küll, et parempoolsed ütlevad, paneme oma nimekirja välja ja siis ütlevad, aga teie 3 või 4 või 5 inimest, te lähete teistesse nimekirjadesse, sest et siis on niimoodi, et kui te sealt sisse saate, siis teete ikkagi koostööd parempoolsetega. You feel me? Et mulle tundub, et seal on nagu, tegelikult seal on niisugune machinatsioon taga nagu ja ma leian, et see ei ole nagu päris õige. Ja ma saan aru, et meil on õigus nagu kandideerida see, kus me tahame ja kõik, ma saan sellest aru, aga lihtsalt see oleks minu arvates üks viis, kuidas teha nagu valimised normaalse inimese pealt, kes kuradi käib 8-5 tööl, et see inimene läheb valima, siis saab aru, aha, näed, parempoolsed, siis ma valin parempoolse. Või siis on see, et on valimisliit, eks ole, ja need inimesed reaalselt ei olegi erakonnas kuskil. Ja, aga mis on üldse selle mõte, mis on Olav Ellermäe mõte olla EKRE liige ja kandideerida Keskerakonnas? Nagu päriselt. Yeah. Olav, mis selle point on? Keskerakonna nimekirjas, ja see on veider. Vahet ei ole. Kas sa oled ju EKRE liige, miks sa peaks? Jah, eriti kui nimekiri on olemas. Ja mitte, jah, ja mitte nagu nõrk nimekiri, et see on hästi kummaline, et mul on selles mõttes kahetised tunded, et Martin Helme nagu on minu arvates keelan käsen pooni lasen, aga mul ebamugav on seda võib-olla tunnistada, aga ma tegelikult leian, et tal on õigus. Et nagu, ja põhikirjana vastane on see nii, et tal on õigus seda teha, on ju. Ja põhikirja vastane oli Gert Kingo. See ka, aga põhikiri on nii, kuidas Martin ütleb, aga põhimõte on selles, et nagu iseenesest see mõte seal taga ei ole minu arust vale. Aus. Aga ma tahan teha Andrease soovitusi. Tee üks Andrease soovitused! Patreonis rääkisin, et ma lähen vaatan sellist filmi nagu Him, ja ma käisin vaatamas sellist filmi nagu Him, teades, et Rotten Tomatoesi skoor on tal 31, eks ole, ja IMDb kriitikut oma ka 38% midagi taolist, ja ma vaatasin ära ja mulle väga meeldis filmi nimega Him. Kahjuks eestlased ei leidnud seda ülesse, filmi nimega Him, ehk siis tema, et kui Ameerikas Him esimese nädalavahetusega ei teinud ka suurt mingisugust rahariisumist, tõi 13 miljonit sisse ja tuli teisele kohale siis Eestis esimesel nädalavahetusel Him tõi 225 vaatajat. Oi, kui halb!
et see on crazy ja üleüldse maailmas ka, et nagu box office'i niimoodi mingi ala 99% on Ameerikast tulnud, et mingil põhjusel inimesed ei koti see himmi film. Ja ma kuulsin palju halba sellest, mis tähendab, ma läksin teadmisega, et see võib olla halb, mis omakorda aitas mul kaasa seda filmi väga nautida, sest see film oli tõeliselt hea ja viimane kolmandik filmist tehti midagi täiesti uut. Et nad keerasid nagu üle vindi ja võib-olla natukene perse, aga nad tegid midagi uut, mis tähendab, tegelikult on väga tore vaadata, kui nad üritavad midagi muud teha, et selles mõttes, et kui ma ka lõpuga võib-olla päris rahul ei olnud, siis tegelikult see oli midagi uut ja nad proovisid, et selles mõttes, et ma panin 8 punkti himmile. Nii et kui tahate midagi näha sellist vastuolulist, siis minge vaadake. Mul on plaan minna vaatama filmi nimega Minu pere ja muud klounid, mis on siis Haide ja Toomas mis nad siis on nüüd? Piip ja Tuut, eks ole. Et nendest, aga tegelikult see on nende tütrest vist, kes ma kuulsin natuke sellest, et pidi olema päris selline südamlik ja veits kurb film, kuidas üks laps on põhimõtteliselt vanematelt üles kasvanud ja peab oma teiste laste eest hoolitsema, kuna emissi on kogu aeg tööl, ehk siis Piip ja Tuut teevad kogu aeg tööd, et see on nüüd dokumentaalfilm, mis on mul järgmisena plaanis kinno minna vaatama. Soovitan ka teil minna Eesti filme kaema. Ja siis ma annan muusikalise soovituse ka. Selline ansambel nagu Sadu lasi välja albumi. Ja see on mega hea. Et Sadu on siis Sandra Sillamaa siukene uus projekt, millega ta siin juba mitu kuud on tegelenud ja albumil on 10 lugu ja kõik on superlood, Probleemid paradiisis, seega soovitan kuulata, see on tõesti hea album. Ja siis teine podcasti soovituse ka. Teie jaoks eile ilmus eluholikute ehk siis minu ja Kristiine Frey podcasti 5. osa, mille pealkiri on Don't love your job, job your love. Et minge kuuleke seda ka, et saate natuke teistsugust Andres ka vaadata peale selle, mis ta siin on. Tegelikult ma on üsna sama. Minu soovitused on selleks korraks läbi ja loomulikult mingi Võhkarite Patreoni, sellepärast, et see on asjad, kus tegelikult asjad toimuvad. See on see, kus tegelikult tehakse Eesti poliitikat. Sorry, ei ole süvarik. Kas sul on ka mingeid soovitusi? Võtke naisi ja pange õlut. Aga sellise ilusa mõttega siis lõpetame. Aitäh teile ja olge tublid. Tegelikult, mul on lõpusoovitus küll. Okay. No Man's Sky viimane Voyagers update on tegelikult suht fun asi, mida õhtul vaikselt mängida oma ette. Aga see on kõik, ega rohkem ei olegi. Aitäh ja kohtume järgmine kord. Tšau! Tšau!